Oleme jõudnud Sortavalasse. See linn asub Euroopa suurima järve Laadoga ääres. Linn on mitu korda muutnud oma nime ja staatust. Sortavala alad on kuulunud nii Rootsi, Soome kui ka Vene võimu alla. Peale talvesõda läks ta lõplikult Venemaa koosseisu. Kirev ajalugu kajastub ka linnapildis. Iga võim jättis siia oma jälje. Arhitektuuris on esindatud väga erinevad stiilid. Lääne-Euroopa modern, klassitsism, neoklassitsism, rahvuslik romantika, pseudokootika ja rahvuslik puitarhitektuur. Ehitustegevus sai eriti hoogu 19. sajandi lõpust kuni 20. sajandi 30-ndateni. Sellest ajast on pärit paljud praegused arhitektuurimälestised linnas. Vähe teada on fakt, et Sortavalas elas ja töötas ka tuntud Vene maalikunstnik Röörich. Kesklinna väikesel puudega ümbritsetud Väinamöise väljakul seisab runulaulja graniidist monument. See püstitati siia eepose Kalevala 100. aastapäevaks 1935. aastal veel soomlaste poolt. Väinamere väljakult on vähe maad kõndida sadamasse, kust alustame sõitu Valami saarele. Valaam on saar Laadoga järve põhjaosas. Koos ligi 50 ümbritseva väikesaarega moodustab ta Valami saarestiku. Peasaare pindala on ligi 28 ruutkilomeetrit. Saar on kaljune ja künklik ning ulatub kuni 52 meetrit üle merepinna. 14. sajandi lõpul, mõnedel andmetel aga isegi juba 10. sajandil rajati saarele õigeusu mungaklooster, Valamo issanda muutmise klooster, mis tegutses kuni Vene-Soome talvesõjani. Siis asusid mungad ümber Soome ja rajasid sinna uue kloostri. Valami saarel taastati klooster aga alles pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Valami saarestik on muutunud kultuuri, ajaloo ja looduslike huviväärsustega tõmbekeskuseks Põhja-Venemaal. Igal aastal käib saarel ligi 100 000 külastajat, kellest 90 000 on turistid. Munkasid elab siin 2015. aasta seisuga 200. Võõraste majades on korraga kohti samuti 200 palverändurile.
Saarele tulijad pääsevad sadamast kloostrisse mööda graniitplokkidest laotud treppi. Selle lõpus võib näha mustast kivist lihvitud steeli, millel saari perekonna liikmete nimed, kes kloostrit külastanud. Steeli vastas seisab väike Jumalaema kabel, mis püstitati imperaator Aleksander II külaskäigu auks. Saarestikust on saanud lausa nii-öelda omaette munkade vabariik. Siia on ehitatud kirikud, palvemajad, skiitad ja majandushooned. Rajati teed, saari ühendavad sillad, kaevati kanalid. On olemas oma veevärgisüsteem, kalakasvatus ja lehmakari. Istutati hulgaliselt siinkandis haruldasi puid, rajati puu- ning köögiviljaaiad. Kuigi pinnas ei ületa kaljudel 10 sentimeetrit, õnnestus munkadel kasvatada suuri puu- ja köögiviljasaake. Selleks tuli aga kuivendada soid ning vedada suurelt maalt pinnast juurde, kohati kuni 1 meetri paksuselt. Kõige selle tulemusena on munkadel laual oma kasvatatud viinamarjad ja isegi arbuusid, õunadest ja marjadest rääkimata. Palveränduritele on avatud söökla, kus igal hommikul on laual oma küpsetatud värske kloostrileib. Mungad ei raiunud metsa, vaid kasutasid oma vajadusteks ja ehituseks vaid tuulemurdu. Seepärast on Valaam kohati kaetud tõelise taigaga, kus mõnede puude vanus ulatub 300 aastani. Klooster on olnud mitu korda hävitatud ja maha põletatud, kuid on ikka ja jälle tuhast tõusnud. Kloostri peakirikuks on Spasso Preobraženski ehk issanda muutmise kirik. See on ehitatud kloostri enda toodetud punastest tellistest ja on 2-korruseline, mis on omane ainult Põhja-Venemaa kirikutele. Arhitektuurilised detailid on valged. Kasutatud on ka mustast, punasest ja allist graniidist kaunistusi. Punase üldilmega harmoneeruvad imehästi helesinised sibulkuplid. Kõrge kellatorn annab aga silmad ette paljude linnade kirikutelegi. Kiriku siseruum on heledalt valgustatud. Seinad ja sambad on kaetud joonistustega. Ülemises kirikus on 72 pilti ja 130 pühakute kujutist. Nagu varematel aegadel sõidavad siia inimesed üle kogu Venemaa ka praegu ja isegi mujalt maailmast. Nende vool on lõputu. Nad tulevad, et imeliselt kauni looduse, rahu ja vaikuse keskel
lülitada end välja argipäevast ning leida harmooniat ja rahu ka iseeneses, oma hinges. Omaette nähtuseks võib pidada ka Valami koori. Selle loominguline tase on väga kõrge. Meil õnnestus kuulata lühikest kontserti selle koori väiksema koosseisu esituses. Pärast kontserti ja lõunasööki kloostri sööklas jätkame tutvumist Valamiga. Selleks sõidame laevaga saare teise külge. Siinne saare osa kannab nime Uus-Jeruusalemm. Tõuseme Sioni mäele. Tutvume lähemalt punase ehk Vasklesenski skiitaga. Läbi metsa jalutades jääb meie teele ka teine, kollane ehk Kevšimanski skiita. Kõrgel kaljul ühe palvemaja juures teeme pooletunnise peatuse ning pöördume siis sadamasse tagasi.
Tagasiteele Sortavala poole asub üsna hilja. Hakkab juba hämarduma ning päikeseloojang järvel on väga ilus. Kogu päev oli täis positiivseid emotsioone. Sortavalasse jõuame juba üsna hilja ning asume kohe teele oma ööbimispaika Pitkajärvele.